No üks asi on see, et need sireenidest kõik ei käivitunud. Teine asi on see, et kas neid kohti ei ole ikkagi liiga vähe, kus nad on? Kahtlemata on praegu Eestis sireene veel väga vähestes kohtades, et veel ka üpris hõredalt. Ja üks eesmärk sel testimisel oligi saada aru, et kas need 22 linna, mida me oleme esimese ringiga juba sireenidega varustanud, kas nendes need sireenid paiknevad piisava tihedusega. Meil oli ette valmistatud ka helitugevuse mõõtmise meeskond, kes siis käis seda tegemas. Praegu me kahjuks seda teada ei saanud. Nii et me peame peagi seda testimist uuesti saama teha ja siis selgeks tegema, et kas on piisava sagedusega, piisava tihedusega need sireenid paigaldatud. Aga jah, me oleme jõudnud alles päris esimese etapini nende sireenide paigutamisel. Miks meil on ikkagi ainult need 22 linnad? Kas me ei suuda rohkem või mingid muud põhjused? Esimene etapp on väga otseselt seotud eelarvega, nii et me saime 3 aastat tagasi eelarvet selleks, et teha ära need samad 22 linna. Et me oleme nüüd taotlenud ja esitanud vajadused ka järgmiseks perioodiks, et hetkel need veel rahastust saanud ei ole. Nii et me praegu isegi ei tea, kas see võrk läheb tihedamaks või mitte, aga me loodame, et me saame Eesti inimestele hoiatamiseks piisavalt hea tiheda võrgu ja selliselt, et need Eesti inimesed, kes on ohu ajal väljas, need kindlasti seda sireeni kuuleksid.